Liisi ja Eesti Energia koostöö algas 2 aastat tagasi, mil Eesti Energia otsustas toetada reaalaine õpetaja tulekut Ida-Virumaale. Koostöö Liisiga ei ole olnud ainult stipendiumi põhine, vaid me oleme toetanud ka erinevaid Liisi ettevõtmisi, mis aitavad rikastada õpetamist. Me usume seda, et mida mitmekülgsem on õppimine, seda teadlikumaid valikuid õpilased tulevikus teevad. Õpetaja roll ühiskonnas, ma arvan, et on õpilasi ette valmistada eluks. Et nad saaksid ise hästi hakkama, oskaksid teha enda jaoks õigeid otsusid, eristada seda, mis on siis vale ja õige. Et seda ma vähemalt matemaatikas pean olulisemaks seda, et nad oskavad teha siis loogilisi vastuseid. Nad saavad aru, kas see vastus on õige või vale, et kas seal on mingisugune loogika või ma saangi leida, et piimapakk on näiteks 200 liitrit, et nad saavad aru, et see ei ole loogiline vastus, et nad ka elus oskavad erinevaid seoseid luua, et arendada neis selliseid oskusi. Õpetaja on see, kes veedab õpilasega suurema osa tema päevast ning annab edasi oma väärtusi, uskumusi ja ka huvi erinevate valdkondade vastu. Et seetõttu ka Eesti Energia soovib anda enda panuse, et noorte juures oleks oma valdkonnast huvitatud ja laia silmaringiga õpetajad. Tavaliselt ju linnas on koole palju, linnas on muid asutusi palju, kus on väga väärikaid ja toredaid inimesi tööl. Väikeses vallas tihtipeale ongi ju haritud inimeste, õpetatud inimeste kogunemiskoht, koolimaja, lasteaed, võib-olla vallavalitsus ja nii edasi. Nii et mida väiksem on vald, seda olulisemaks muutub ühe õpetaja haritud inimese olemasolu siin kogukonnas. Liisit on näha ka väga sageli meie siin valla muudes kohtades, muudel üritustel. Olgu ta siis rahvatantsin või rahvatantsurühmas üheks partneriks või siis inglise keele kursuse korraldaja külarahvale, et Liisi on kasutades sellist mõistet nagu maasool, siis Liisi kohta võib tõesti öelda seda, et me oleme õnnelikud, et meil selline õpetaja on. Mulle hetkel tundub kõige hirmutavam see mõte, et kui ma siit ära peaksin minema, et siis see väike koht on nii südamesse kasvanud, et ma tean kõiki neid inimesi, et küla vahel kõik ütlevad tere üksteisele. Ja ka need lapsed, et sa tead kõikide lugusid, sa tead, kellel on kodus hamster ja kellel on koer. Et ma ei ole küll suures koolis õpetanud, suures linnas, aga mulle tundub, et see elu siin, et me ei ole ainult mitte osa sellest koolist, vaid ka kogu sellest kogukonnast, et see on selline kuidagi südamesse kasvanud.